Tere taas! Täna räägime siis viitamis- ja otsimisfunktsioonidest. Räägime, mis funktsioonidega üldse tegemist on. Peamiselt keskendume siis erinevatele otsifunktsioonidele nagu VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP ja tegelikult siin on veel sellised funktsioonid, mida te saate ka iseseisvalt pärast vaadata. Et kuna see kursuse maht ei ole nii suur, siis ei ole võimalik absoluutselt kõiki funktsioone läbi vaadata. Küll aga nii nagu teistegi loengute puhul, siis ma panen selle Exceli töövihiku siia juurde. Nii et need, kes tahavad rohkem uurida, saavad sellega rahulikult tegeleda. Nii. Mis siis ja milleks need viitamis- ja otsimisfunktsioonid on? Peamiselt on siis selleks, et siduda erinevaid tabeleid omavahel. Nad võimaldavad siis viidata tabelite erinevatele andmetele, otsida tabelites ette antud väärtuseid, luua seoseid tabelite vahel ja peamised funktsioonid, mida me vaatame, ongi siis VLOOKUP ja HLOOKUP, LOOKUP ja XLOOKUP ja index ja match funktsioone on kõikidel omal võimalik tutvuda. Üldine põhimõte on selline, et tavaliselt on mingi otsitav väärtus. See võib olla siis kas tekst, arv või kuupäev ja seda otsitakse siis otsimistabeli võtmepiirkonnast. Ja nüüd otsimispiirkond ehk see tabel, kust otsitakse, see võib olla tegelikult terve tabel, ta võib olla mingi tulp või rivi. Ja tavaliselt sealt tabelist võetakse ka tagastatav väärtus. Nüüd võtmepiirkond on siis see, ehk võtmeväli on siis see piirkond, olgu see tulp või rivi, kus siis otsitakse antud väärtusele vastavat väärtust. Ja see on siis, puudutab seda otsimispiirkonda, seda algtabelit, kus te otsima hakkate. Ja tagastatav väärtus on siis tavaliselt võtmepiirkonnas või siis selle alusel valitud väärtus otsimispiirkonnas. Ja kasutatakse siis kahte tüüpi otsimisviisi, on siis kindla väärtuse otsimine. Juhul, kui ollakse kindlad, et võtmepiirkonnas on olemas täpselt samasugune väärtus, mida otsitakse. Ja kui täpset väärtust ei ole, siis antakse teade veateade. Ja oluline on siis, kui otsitakse kindlat väärtust, siis selles võtmepiirkonnas ei pea olema väärtused järjestatud. Kui otsitakse vahemikku, siis tegelikult ei eeldata, et kindel piirkond on olemas ja kui otsitav väärtus puudub, siis loetakse siis vastavaks lähim väärtus, mis on väiksem kui otsitav väärtus. Ja nüüd antud juhul, kui vahemikku otsitakse, siis peavad väärtused võtmepiirkonnas olema siis kasvamise järjekorras kindlasti järjestatud. Noh, näiteks kui meil on üks selline väike tabel, siis võtmeväljaks ehk unikaalseks koodiks tavaliselt. See võtmeväli peab olema selline unikaalne kood, on siis selle kauba kood ja siin on võimalik siis otsida kas nimetuse järgi mingisugust toodet, hinna järgi, ühikute järgi pakendis ja nii edasi. Või näiteks töötajate andmebaasi puhul on siis isikukood selliseks unikaalseks koodiks. Nii, ja lähme kohe vaatame täpsemalt. Funktsioonid VLOOKUP ja HLOOKUP erinevad siis selles poolest, et VLOOKUP-i puhul otsitakse andmeid vertikaalses tabelis ja HLOOKUP-i abil siis horisontaalses tabelis. Tavaliselt on tabelid pigem sellised vertikaalsed ja horisontaalseid tabeleid tuleb vähem ette. Lihtsalt peate siis teadma, et selline erinevus on. Nii, ja VLOOKUP siis leiab otsitava väärtuse asukoha siis piirkonna, näiteks esimeses tulbas ja tagastab siis väärtuse leitud rivi antud numbriga sellest tulbast. Ja HLOOKUP otsib siis väärtust piirkonna esimesest reast ja tagastab väärtuseks siis väärtuse vastavast rivist. Ja otsimisviis üldiselt ei ole kohustuslik. Vaikimisi on siis true ehk vahemiku otsimine ja kui te tahate kindlat väärtust otsida, siis tuleb sisestada false. Nii, ja näiteks võibki proovida, siin on ka näited.
kuidas on seda otsifunktsiooni kasutatud. Nii, ma kustutan selle siit praegu ära. Te saate sama teha. Siin all on ka väike spikker teie jaoks. Ehk lähete siis esimesse lahtrisse ja nii nagu ikka funktsioonide puhul panete siis kirja vähemalt alguse VLOOKUP. Ahah. Miks ta mul... Nii, paneme uuesti võrdub VLOOKUP. Nii, klõpsame. Nii, läks mul help ka lahti. Nii, avaneb teil aken. Nii, mida te otsite? Otsite sellist väärtust sellise koodiga. Nii, kust tabelist te otsite? Nüüd mul on siin sellised abitabelid teil, näiteks hinnakiri. Nii, märgistame ära siis kogu selle tabeli. Nii, nüüd mis veerust te tahate vastust saada? No me tahame nimetust saada järelikult teisest veerust. Paneme siia 2. Nii, ja tegelikult ongi kõik. Me soovime täpset väärtust, siis paneme false. Nii, ja Carpatena. Nii, nüüd meil tekkis võib-olla väike probleem, sest et me oleks pidanud siin, mäletate, me rääkisime teiega absoluutsetest aadressidest. Nii, see tuleks teha absoluutseks või panna talle nimi. Nii, okei. Ja nüüd uuesti kopeerime ülevalt alla. Nii. Ja saime sellise tulemuse. Nii, ja hinna puhul siis täpselt seesama, aga te võtate siis selleks veeruks mitte veerg 2, vaid veerg 4. Nii et proovige järgi, siin ei ole midagi keerulist. Nii, ja lookup ja XLOOKUP. Lookup on siis varem oli rohkem kasutusel ja siin oli siis hästi oluline, et otsitavas vektoris pidid olema siis andmed kasvamise järjekorras. Ja XLOOKUP on siis selline igas suunas töötav või see otsingu funktsioon, kus juures siis ei pea tabeli pikkus olema, veergude pikkus ühesugune olema ja saab kasutada siis eraldi veerge, nad ei pea olema kõrvuti ja saab tagastada siis mitu väärtust korraga. Nii et saate ka kenasti katsetada. Nii, võtame siis siit, võtame ühe mingi puidu mõõtudel hinnakirja. Nii, võtame siit, leiame siis mõõdu järgi hinna, võrdub ja siis võtame lookup. Näete, kui te kirjutate lookup, siis kõik need versioonid tulevad kenasti välja. Nii. Nii, võtame uuesti. Nii, ja võtame siis otsitav väärtus on siis, näete, siit D, aga me võime, ma olen pannud otsitav väärtus on siit lahtrist. Nii, kust me otsime vektorit, näete, sellest veerust. Ja tulemivektor on meil siis siin viimases veerus. Veerul olen pannud ka nime hinnad. Nii, ja ongi 520. Ja näete, kuna ma olen siin pannud, kui ma nüüd märgistan ära, näete, selle veeru nimi on mõõdud, selle veeru nimi on hinnad. Näete, valemis on ka sees veerud nimedega, siis ei ole vaja absoluutaadressi panna, võib siis siit ülevalt alla kopeerida ja saate õige tulemuse. Nii. Ja näitan teile siis, et siin on mõned abitabelid, saate ilusti ise katsetada nendega. Ja siin on mõned põnevad asjad veel Exceli jaoks, kuidas spinnerit teha, kuidas kerimisriba teha.
kuidas teha ripploendit. Siin on kõik täpselt ära selgitatud, nii et saate siit infot ja saate siit oma äranägemisel katsetada. Ja ütlen teile ka nii palju, siin on mõned näited, mis ma olen teinud, kuidas matši leida ja nii edasi. Ja julgustan, kui jääb mõni küsimus lahtiseks, kasutage ChatGPT abi, ta päris hästi selgitab, kus mida teha. Nii, ja siin on siis COUNTIF ja ZOOMIF, need on sellised siis funktsioonid, mida kasutatakse siis erinevate koondite tegemiseks, kui teil on vaja teha selliseid tabeleid saada. Ja siin on ka näha näited ja tegelikult siin sees on ka täiesti valemid olemas, nii et saate proovida katsetada ja see on selline iseseisvaks tööks. Ja siin on veel mõned ülesanded ja näited, aga see ei ole kohustuslik, see on neile, kes on Excelit võib-olla hästi palju juba kasutanud ja tahavad midagi põnevamat saada, siis on teil võimalik siin tutvuda. Minu poolt siis selleks korraks kõik ja edukat katsetamist. Aitäh kuulamast!